soul. I'm a rebel and rogue and I'm always on the run. With a fire inside, I ain't ever gonna die. I'm a locked and loaded gun. When the match is striking the gasoline lights, it's only just begun. One thing I learned is you could watch it all burn, but the flame ain't ever done. Raise them up a little higher. You're lighters, outlaws and outsiders. Ma soovin, et vihm jääks järgi. Selles mõttes, et oleks mõnus matkata, vähemalt üks matkarada. Et saime oma esimese vihma siis, vihmaläraka kätte ja me nüüd läheme Price'i, aga loodame, et ehk jääb vihm järgi, et ehk läheb ilm ilusaks. Tahaks ikkagi ära võtta. Nii ei saa. Price'i tahaks ikka näha korra. Jaa, eile nägime korra Price'i tippe kuskil, väikest suhtseid sambaid. Indrek, need sambad tahaks ju ära võtta, aine. Võtaks ära. Üks on selge, midagi me võtame igal juhul ära. Ega siit nii naljalt sisse ei saa, siin on ikka vaja luba näidata, meil on see aastakaart. Yes. Kuigi ilm on vihmane, ootavad meid täna ees seiklused Bryce Canyoni rahvuspargis. Me käime siis külaliskeskuses, nii kaua kui ilm on kehvakene. Kui vihma tibutab, siis me vaatame ringi praegu. Astuge kindlasti läbi Bryce Canyoni külastuskeskusest. Siit saab nii kaardi kui ka teavet matkaradade, ilma ja pargi ajaloo kohta. Siin paistavadki kuulsad Bryce'i huudud, mida me nüüd avastama läheme. My people were very spiritual and they believed in the Mother Earth. They fed. NASA on nimetanud Bryce Canyonit üheks parimaks paigaks maailmas öötaeva vaatlemiseks ja nähtavuse piir võib ulatuda siin kuni 7500 täheni. Praegu oleme siin, aga ülehomme oleme siin. Me peame siis ainult sellise matka tegema. Oleme siis täna hästi sisse pakitud, et hommikul on päris vähe, aga nüüd juba päike siin paistab kergelt. Hommikul oli 3 kraadi. 3, nüüd on... Karmo ei uskunud seda, aga võib-olla ikka oli, me ei tea täpselt. Autos näitas, et oli 8. Et nüüd läheme Bryce Canyonisse ja vaatame, mis vaatajad meil avanevad siis. Me loodame, et vihma ei tule täna. Me tahame päikest, mitte vihma. Vihma alles jäi järgi. Ja näete, päike juba järjekordselt Karmo soovid täitasid. Vihm läks, päike tuli, mis vaated. Tere tulemast Bryce Canyoni rahvusparki. Müstilisse maastikku, kus oransikas punased kivisambad ehk huudud näevad välja just kui muinasjutulised lossitornid. Iga päev on hästi uued vaatled. See ei ole ju saienega üldse sarnanegi, see on hoopis midagi muud. Kuidas me nimetame neid? Huudus. Mina nimetan neid Bryce Canyoni tornideks siis. Aga sellist asja ma näen küll esimest korda. Ja me mitte ainult ei näe need esimest korda, vaid me lähme sinna torni otsa. Sinna vahele. Matkama. Ja Indrek juba lidub ees. Lidub vaadete poole. Praegu lähme alla Sunset Pointist. Hakkame alla minema ja Sunrise'ist tuleme ülesse. Et tegelikult vastupidi, et päikseloojangu punktist lähme alla ja päikese tõusu punktist lähme üles. No võt. Näete seda kõige kõrgemat punkti seal? Sinna lähme pärast Inspiration Point. Siia kõrge punktile. Aga mitte praeguse matka ajal, vaid teise peale lõunat. Ja siit läheb siis meie matkarada alla, jah? See läheb siit samast. Bryce ei ole tegelikult canyon klassikalises mõttes, vaid tohutu looduslik amfiteater, mille on kujundanud miljonite aastate jooksul vihm, jää ja erosioon. See on ainulaadne koht kogu maailmas, kus looduse looming on justkui skulptuurinäitus vabas õhus ja igal aastal külastab seda ligi 2,5 miljonit inimest. Väga võimsad vaated on ja täiesti ainulaadne. See on see nüüd, kus me tahtsime minna, see on väga äge rada pidi olema. No seda on juba siit näha, et see on äge. Selle nimi on Wall Street. Wall Streeti rada praegu remonditakse ja lasta peale. Ja nüüd siis alla minek. All vaatame, kuidas ilm on. Et kas teeme lühema või pikema ringi? No tundub, et ilm läheb ilusaks.
meid ootab nüüd ees ligi 10-kilomeetrine matk, mida loetakse pargi kõige mitmekesisemaks ja elamuste rohkemaks päevamatkaks. see on nüüd see rada, mis kinni on, kuhu me ei saa. no me näeme selle siit ära, vaata kui kitsaks läheb selle. Aga siin on veel palju muid rada. no selle eest me saame võtta nüüd tuubritsis 2 silda, mida iganes see tähendab. Tegelikult vett vist all ei ole, nii et On olemas meil no, 3 liitrit vett. maksimum on see kõrguste vahe on siis 480 meetrit ehk vähem kui eile oli 510 või? Sunset Pointist laskume alla mööda Navajo luuprada, seejärel teeme Pikapuu luupraja ja lõpus üles mööda Queen's Gardeni rada, moodustades kokku number 8 kujulise ringi. Väga huvitavad kunstiteosed siin Bryce Canyonis. Nagu kunstiteos. Väga võimsad vaated. Uskumatu, millised sambad siin seisavad. Nüüd hakkame siis switchback'e panema alla, jah? No paneme eesti keeles sinka-vanka. Siit läheme alla siis. Indrek, sina siis paned kogu aeg pikkade pükstega Grand Canyonisse? No Karmo lubas trussikute väel tulla Grand Canyonisse. Ma ei julgegi enam sinna minna, see on juba nii aukartust äratav koht. Olete rääkinud selle nii hirmsaks. Ma panen ujukad jalga, siis saab parema päevituse. Sa tahad päevitada? Ei olegi väga järsk. No on, aga meil on isegi järsemaid olnud. Aga need on treppidega muidugi. See pole midagi praegu, on ju? See pole midagi, me oleme harjunud juba sellega. Päris kitsas lõhe on siin. Park ise on väike ja kompaktne, peamised vaateplatvormid ja matkarajad on üksteisele üsna lähedal, mistõttu sobib Bryce hästi ka neile, kes ei soovi väga pikki matku ette võtta. Indrek joob midagi. Ega see ei ole jooma hakanud? Ei. See on nagu vana Tallinn. Magneesium läheb siis sisse. Meil vanad jalad kipuvad krampi minema. Alla läheb lausa iseenesest. Põhimõtteliselt võib alla veereda. Kuule, see tänane, see on meil puhta lebo laugemine. Meil on juba jalad harjunud selle suure trenniga. Teist umbes hakkasime täna startima. Nii hilja polegi läinud veel rajale, jah? Me oleme väga vähe kõndinud ja oleme pool tundi möödas. Aga vihma sadas, me ei saanud rajal tulla enne. Ja poole tunniga juba kõige raskem osa läbitud, et ma ei tea. Me oleme treenitud juba. Kui päris sadama ei hakka, siis võiks ikka pikema ringi teha, et saame mingigi väikse treeningu. No teeme 10+5, üleval 5. Mis koht? Uskumatu. Hakkame alla jõudma. Pakutakse istet, aga ma ei tea, kas me istume seal pingil. No võib-olla hakkab küll. Indrek ütles, et see on mingi loom, aga mina küll ei ütleks, see on puhas kivi. Või mis sa silmas pidasid mingisugust? Mis elukat sa silmas pidasid? Ma ei tea, aga meil on nüüd 1 kilomeeter läbitud. Kuidas tunne on, kas jaksame veel? No loomulikult, kuidas küsima. Me oleks pidanud külmarohtu kaasa võtma. See oligi nagu külmarohi, see magneesium. Jah, aga käies tulebki soe sisse, nii et... Nii, näeme nüüd Pikapuu luup. Pikapuu luup. Puuluupi. Kergelt tibutub. Aga pole hullu. See rada pole hullu midagi. Me oleme palju hullemaid võtnud. Ilusad tornid on siin küll. Siin käivad hobused. Siin saab selle ratsamatka võtta, jah? Kas oleks praegu ratsa taht minna või jala? Ikka jala. Aja pingeldama. Indrek on ikka julge poiss. Väike tuulehoog ja eestlane on läinud. Üks eestlane jälle vähem. Võimsad vaated, lihtsalt ei saa edasi käia, lihtsalt teed kaadreid, täitsa ulme. See on nagu marsimaastik. Bryce Canyoni teeb unikaalseks see, et erinevalt paljudest teistest kanjonitest pole seda uuristanud jõgi. Bryce'i liivakivi sambad ehk huudud on tekkinud tänu erakordsetele loodustingimustele. Kuna Bryce Canyon asub üle 2400 meetri kõrgusel, siis öised ja päevased temperatuurid kõiguvad järsult. See põhjustab kivimite pragudesse tunginud vee pidevat külmumis- ja sulamisprotsessi, mida võib siin esineda üle 200 korra aastas. Külmuv vesi paisub ja lõhub kivimit. Vihma ja sulavesi uhub pehmed kihid minema, aga kõvad kihid jäävad püsti. Need ongi huudud. Liiga head vaated. Seda lõike on liiga palju. Hakkas meeldima.
no vaata neid torne. Bryce Canyon pole mitte kivistunud ajalugu, vaid pidevas muutumises olev maastik. Nii kasvavad ja lagunevad huudud pidevalt ja kui tulla siia näiteks 10 aasta pärast, võivad vaated olla juba veidi teised. Sõna huudu tuleb Aafrika päritolu folkloorist ja tähistas algselt midagi üleloomulikku või nõiduslikku. Kui uurijad ja maadeavastajad nägid Bryce Canyoni veidra kujuga kivisambaid, mis nägid välja justkui kivistunud olendid või vaimud, hakkasid nad neid kutsuma huududeks. Nimi jäi külge ja on nüüd ka geoloogias täiesti tavaline mõiste. Siit vaadata vahelt ei saagi välja. Üks pilt järgneb teisele, üks kaader teisele. Võimatu on edasi liikuda. Ei ole võimalik edasi minna. Loodame, et see kivi mulle peale ei veere. See on nii serva peal seal. Veeremis valmis. Ilm praegu on 1, ilmajaam ütleb 11. Vaatad, no ei saa edasi minna, lihtsalt kogu aeg on pildistamise ja filmimise koht. Ei saa edasi minna. No. See on päris ilus koht praegu. Ümberringi on punased mäed. Kuigi muidu on nad heledad, vaata seal, kui turistid käivad, aga siin on nagu just punased. Siin võib, kui vihma sajab, sa saad istuda varjus ja nautida seda. Väikene istumise koht. Nüüd kui vihma sadama hakkab, siis ei ole probleemi. Oleme kivi all. Käisime söömas eile. Olid ühed suured ümarad lauad, kus ka võõrad istuvad sinna kõrval. Aga meie oleme tüüpilised eestlased. Meie tahame eraldi istuda ja et võimalikult suur vahe oleks. 2 meetrit ikka võiks ära olla. Nädal aega oleme koos koldeks, ikka kopp on ikka, ei taha ikka enam nii lähedale tulla. Peab vist hakkama edasi minema. Oleme juba ootame, aga bussi ei tule. Lihtsalt need vaated ei lõpp. Vahelduseks on niisugune jahedam ilm hea ka. Ei võta igistama. Viimane jahe ilm siis meie reisil, jah? Ei võta igistama, aga vett ka juua ei taha. See muidugi on paha. 2 tärni tähendab räägi. See tähendab seda, et mitte midagi ei ole. Seda, et kui võimalik, siis ära seda võta. Aga kui rahakott ei luba, siis kannata ära. Ja öösel pane uks lukku kõvasti. Kohti enam ei tule, kus peaks ukse lukku kõvasti panema. See oli ainult ju 2 linna. Oled sa kordagi tundnud kanepi lõhna peale Santa Monicat? No ei olegi. Las Vegasest tunned järgmisena. Oota, kas Santa Monicas on see legaalne või? Ei, need osariik on palju. Need osariik on palju, kui see legaalne. Aga see ei ole see, et sa tänaval võid teha. See on see, et sa võid osta, aga kodus teha, mida tänaval. Siin oli väga palju neid turiste. Ma ei kuulnud inglise keeltki nii palju kui seal üleval, kui mingid muid keeli. Väikene tõus siis. Võtab jalad soojaks. Võib lühikese dressi selga panna. Siin läheb siis mitu rada. Meil on mingi 10 kilomeetrit. Pärast me saame seda punkti ka külastada, kui me tahame. Päris kõrgel. Kõigil on otokad ja kaamerad käes. Ega siin edasi minna küll ei saa. Ma istun lihtsalt maha ja filmin. Päike võiks natuke rohkem välja tulla. Indrek, meie teejuht. Seni ta pole meid ohu viinud. Kui mina oleks teie grupijuht, siis ma ei tea, kus me oleks. Ja kas me enam valget päeva näekski. Siis on näha, et on esi läbi läinud, aga praegu on see nagu jalutuskäik. Võid teha väikse uue raja. Võite, mis poolik, jah? Veepoolik. Uskumatu, kas siin on tõesti põhjas on ja päris... vetsus oli vee, klosett. Vändaga vajutab peale, niimoodi vajutab vändaga peale. Vot, millised vaated, super vaated. Oi kurat. Ronime praegu ühest üles siis. Jalad on ikka väsinud. Natukene. Võimsad vaated. Siin on niisugused vaated, et peab ikka vaatama, et üle ääre ei astu. See on täitsa reaalne oht. Indrek ongi juba 2 ääre peal. Vaatad, sa rohkem ei lähe. Siin on praegu ilus vaade lihtsalt. Bryce Canyon on kõige väiksem rahvuspark meie Ameerika reisil, vaid 145 ruutkilomeetri suurune. Enamus pargist asub 2400 kuni 2700 meetri kõrgusel ja talvel on lumised vaated täiesti tavalised.
tegelikult asub kogu Utah väga kõrgel, osariigi keskmine kõrgus merepinnast on umbes 1860 meetrit. millised vaated, võimsad vaated. Ja... Oi, mingi töömees on siin. Millega te tegelete praegu siis? Teete rada sisse või? Ni pausa nos dejan, carajo. Kas käib raja ehitus? La ruta ya está, hombre. Miks nii tolmused teed on? Esto es vereda, no parque. Vaadake, ma ei saa ju käia, kui nüüd teed on nii tolmused. Ya estuvo, pinches turistas. Háganse para allá, Mehhiklane vist. que voy a chambear. Siukse jaheda ilmaga ei taha isegi vett juua väga. Ei lähe lihtsalt. No ei lähe. Ma ei saa praegu mitte millestki aru. Täna pidi olema kerge osa ju. Ongi kerge. Kas sellest on veel raskemat olnud? see ei ole õige koht. Me siin vaheval mõtlesime, et läksime valesti, aga oleme ikka siis õigel teel, jah? Käime üles-alla. Tundub, aga see ei ole loogiline. Kõrguste vahe kuidagi on nii kahtlaselt suur. Nüüd ma näen seda, kus me lähme läbi. Õige, kõik on õige. Läbi värava. Oleme praegu päris kõrgel, jah? Tundub. Ütleme 2,5. 2700 meil tuleb ühest punktis ainult, kus me pole käinud. Nüüd on jälle alla minek, enne oli üles. Käime sinka-vanka üles-alla. Ei teagi, kui me lõpuks välja jõuame niimoodi. Oi, sa oled palmide all või? See on Eesti mänd ju. Eesti mänd. Me oleme Eestis praegu, Lõuna-Eestis. Jaa. Lihtsalt avastamata Pärl. mäed. Avastamata pärl. Avastamata mäed ja meie avastasime. Väga suur järsak. Siit saaks ikka väga kiiresti. Nagu liftiga alla. Näed, seal on 3 tippu üleval. Näita, kus? Seal näed, näpuga vaatad. Ja ongi. Ja rahvast ei ole ka väga palju. Kas ilm on siuke või? Siis tegelikult on ju laupäev, jah? On laupäev. Ja rahvast on väga vähe. Eile Saion oli umbselt täis rahvast. Läheme tunnelisse, jah? See on nüüd see Bryce Canyoni tüüpiline vaade, jah? Need huudud seal. Nagu põhja näeks. Nüüd lähme täitsa alla või? Tundub küll niimoodi. Karmo, kas sina pole üldse seda enne ka Bryce Canyonit ka telekas mitte näinud? Täna oli täielik üllatus sulle siis. Selles suhtes. Et siis on ikka sulle suur vau-efekt. Saian oli suurem. Mulle meeldib see võrdselt Saianiga, mõlemad on väga head. Isegi see mulle meeldib veel rohkem. See on nagu jalutamise mõttes, aga Saian oli siukene, et sa saad nagu kogu aeg siukest vaadet. Väikene kehakinnitus, mina sain õuna ära, Karmo sai ka õuna ja Indrek paneb praegu proteiinilaksu. Paned proteiinilaksu, jah. Tõmban sisse, jah. Ja milline vaade, Indrek sööb ja milline vaade. Sina söö, vaata, näe. Oi. Valari, mitu punkti sa paned 10 palli süsteemis Bryce Canyonile, kui sa niimoodi suudad üldse panna? 9 kindlasti, sest alati peab jääma üks võimalus veel. Ma panen siis 8. Ilm näeb ilusaks ja päike juba hakkab paistma, nii et. Ikka väga võimsad vaated, jah? Hea rada. Sellist ikka iga päev ei näe. Nagu lõunaga tehtud, et sööma ei peagi minema, kõht ei ole tühi. Ma räägin, ma olen toida teiega juba samas kraavi. Siin meil küll õhtu jääks süüa teha üldse väga. Ma tööjuures öeldes, et lähme lõunale, ma ütlen, et nalja teed, ma ei söö lõunat. Ettevaatust. Et sellised järsakud siis. Meie see pikapuuluup hakkab nüüd lõppema. Nüüd lähme sinna alla. Te olete nagu sipelgad siin Mäenõlval. Näed, sipelgad paistavad, sinna me lähme. 2 sipelgad siin Mäenõlval. Nüüd me käime ikka päris serva peal. Alari, praegu nüüd on küll lühikeste pükste ilm. Kas See ei ole sugugi enam pikkade pükste ilm. Kas võtame siin püksid maha või kus? Indrek tuli valgete sokkidega matkale. Ma võtsin Las Vegase jaoks need kaasa muidu. Nagu Aga ma linnavurle. kogemata unustasin hommikul. Nagu linnavurle on.
valgete sokkidega ta on maas. käinud enne Ameerikas, nii palju ta teab, et seda võib valged sokkidega käia. proovige vähemalt 3 tundi vastu pidada ilma söömata, sest magu vajab ka puhkust. Ega me selles kliimas väga süüa ei taha. Hommikusöök on ka vägisi pressimine. Ja praegu sõime siin terve 10 kilomeetrise matka peale ühe õuna ära. Indrek pani ühe proteiini, batooni Magusad, soolased pähklid. ja ega ei tahagi. Võiks uuele ringile minna. Aga meil hakkabki nüüd tõus. 190 meetrit üles tippu. Pole probleemi. Nüüd on päike ka välja tulnud, mida enne ei olnud. Kes rääkis, et täna vihma tuleb? Super ilm, jälle parim ilm, mida tahta siin palavaga. Ei tahakski käia. Me ju tahtsime. Ja Ja nii, soovisime seda ja kõva häälega ja jälle kõik saab teoks. Alari ütles eile, et ta tahab kartuliputru hakklihakastmega ja sai kohe. Ta ütles, mis ta tahab. ja kontribändi ka. Tagasi teil lennukisse. Ei, ma mõtlesin, et äkki ikkagi Las Vegases teeme ühe korra söömaasja ka. Me- Poiss, kas ta läheb larisamiseks või? Ei tea. Või teeme ikkagi lennukisse, siis see oli tasuta. Siin on ka Eesti vaateid. Oleme praegu Eesti metsas, Vähenas kuskil. Ilusad vaated. Tammepuu. Näed, tammepuu. Ainult vale kujuga. Et nagu oleks Eestis. Hai. Hakkame tagasi üles jõudma. Suur ring on tehtud. Päike ka tõi välja ja ilm on väga ilus, mõnus. Lõpp läheb ikka raskeks. 1,4 kilomeetrit veel. Praegu oleme siis Queen's Gardeni rada teeme. Ja keegi nägi kunagi selles mingis ühes kivis Inglismaa kuninganna Elizabethi nägu. Nüüd üritame siis ise ka leida selle kuninganna Elizabethi üles. Ühesõnaga kalju nägu. Jah. Vaatame järgi. mis Elizabethi nägu? Siin on tegelikult hoopis tegemist troonil istuva kuninganna Victoria kujuga. Jõudsime siis kuninganna juurde. Siin kaljus on siis tema kujutis. Ma sain aru. Kus see on? Need vaated ei lõppe, no lihtsalt ei lõppe. Silm täitsa puhkab. Ei ole midagi öelda. Silm puhkab praegu. Täna öösel tuleb hea uni. Üks minu lemmik on täna käes. Igahel oma lemmik. Karmol oli Saian. Indrekul tuleb Grand Canyon. Minul on Yosemite praegu. Yosemite ja minul on siis Bryce Canyon. See on praegu ikkagi minu jaoks parimad vaated. Lööge või maha, aga nii on. Bryce Canyoni nimi tuleb siinse piirkonna esimeselt asukalt, mormoonist karjakasvatajalt Ebenezer Bryce'ilt, kes rändas 19. sajandi lõpus koos perega Utah osariiki, otsides sobivat kohta, kus elada ja talu pidada. Kohalikud hakkasid Canyonit nimetama lihtsalt Bryce Canyoniks ja see nimi jäi külge ka siis, kui piirkonnas sai ametlik rahvuspark. Bryce ise kirjeldas seda paika sõnadega: see on üks neetult halb koht, kuhu lehma kaotada. No ei lõppe need vaated. Ma ei kujuta ette, kuhu veel. Super vaade. Vaadake. Hakkame Sunrise Pointi jõudma. Uskumatu. Ma ei või. Palju neid vaateid tuleb. Fantastilised vaated. Ma ei suuda enam neid kaadreid teha, mul aitab. Seda on liiga palju, ma olen üledoosis olnud. Vii meid ära siit, ma ei suuda enam neid kaadreid teha. Lähme. See on üledoos, ma ei suuda enam. Kui sa süüa tahad, siis lähme kähku, sest varsti pannakse kell 3 pannakse kinni. Paljud ei teagi, et see tõus saab olema päris raske neile, kui nad pole trenni teinud. Sunrise Point. Tehtud. 3 tundi ja 45 minutit. Minu jaoks parimad vaated, mis ma olen kunagi teinud. No parimate hulgas kindlasti. Väga head vaated. Mis 3 tundi? 4 tundi ja 10 minutit oleme seda rada teinud täna. No võt. Ei ole midagi siin nalja. Ei ole mõtet viilida. Mis maja see on? Bryce Canyon Lodge. Bryce Canyon Lodge. Igavist uhke hoone. Sööme selles uhkes hoones siis. Võtame uhke eile. The next stop will be Bryce Point, stop number 8, followed by Inspiration Point.
Up here, we're gonna turn left to go to Bryce Point. When we turn left, there's a road goes straight ahead of us. That road will take you out to Rainbow Point and Yopimpa Point. oleme Price Pointis ja teeme siis äärekõndi ja vaatame ääre pealt üle. ja see nüüd tuleb meie reisi kõige kõrgem punkt, kuna me enam kõrgemale ei lähe. Tegelikult siis võib öelda 2529 meetrit. Nüüd hakkame allapoole minema. 2700 jääb meil ikkagi tegelikult võtmata seega. Las ta olla. Käime siis serva peal, vaatame nagu turistid. Aga siin on ka väga suured vaated, nii et on mida vaadata. Price'is on 13 ametlikku vaatepunkti, mida saab mugavalt avastada auto või pargibussiga. Ideaalne neile, kes eelistavad vaateid ilma pikema matkata. Tunned mõne kohe ära ka või? Tuleb tuttav ette. Me minu meelest käisime vist igal pool, kõik need torni tipud sai võetud. Suke tunne jäi küll, et igal pool. Suuremad rahad paneme kõik läbi, mis seal põhjas on, tähendab, mitte kõik. See on muidu äge koht küll, ei tea, kummale pole vaadata. Igal pool on ilus. Nüüd me kahekesti Indrekuga sinna käime, teeme selle mingi 5 kilomeetrise ringi ära. Raudselt karva kuskil põõnab autos. Saab pärast väsin. Üle saab sõita. Just söime kõhud täis ja tulen raudselt hea uni praegu. Aga näe, meie peame ikka trenni tegema ja vaateid vaatama. Valmistame ikka Grand Canyoniks korraliku. Mis see 3,6 kilomeetrit või? 3,6 jah. Ei olegi, see 5 oli liialdus. Siis pole midagi. Ma ei tea, mida sina praegu teed, aga meil on sellised vaated ja meil on veel 2,5 kilomeetrit käia. See on nüüd siis nagu valge mäetipp, üks väheseid valgeid. Samas all on kõik punane. Nüüd on aeg Bryce Canyoniga hüvasti jätta ja alustada 2,5 tunnist sõitu Peitsi linna Arizonas, kus meid ootab ees Antiloopi kanjon. Wouldn't pain me as a heartbreaker, but I've said a few goodbyes. I'd make a promise, but I know later I'm bound to change my mind. Depending on the weather I'm going, and hell, baby, nobody knows when. Yeah, if it was a different. Arizona osariik on pindalalt peaaegu sama suur kui Itaalia, aga siin elab ainult 7,5 miljonit inimest, ehk rahvastiku tihedus on samuti väiksem kui Eestis. Osariik on tuntud oma kuuma kõrbekliima, punaste kanjonite ja kaktustega maastike poolest. Maybe I'd settle down, digging some roots. Find me a farmhouse, find me you. Maybe I wouldn't be already gone again if it weren't for the wind. Vahetult enne Peitsi linna jääb meie teele ootamatu leid, Glen Canyoni tamm, mis valmis 60ndatel ja mille ehitus kestis 10 aastat. Glen Canyoni tamm on 216 meetri kõrgune ja hoiab enda taga hiiglasliku veekogu Powelli järve. Ohvriks toodud Glen Canyonist jäi enamik pärast tammi valmimist vee alla. Kuigi tamm pole nii tuntud kui Hooveri tamm, on see mõõtmetelt peaaegu sama suur, vaid 5 meetrit madalam. Kohe tammi kõrval asub 387 meetri pikkune Glen Canyoni sild, mille sõidutee paikneb 210 meetri kõrgusel kanjoni põhjast. See on üks kõrgemail paiknevaid terassildu Ameerikas ja oli oma aja inseneri saavutus. Silla ehitus võimaldas tammi ehitust oluliselt kiirendada. Enne silla valmimist pidid masinad tegema 360 kilomeetrise ringi, et jõuda ühelt kaldalt teisele. Glen Canyoni tamm toodab aastas umbes poole Eesti elektritarbimisest ning kindlustab veevarustuse miljonitele inimestele Edela-Ameerikas. Ka turiste on siin märksa vähem kui Hooveri tammi juures. Koos silla ja tammi rajamisega loodi siia ka uus asula, Peitsi linn, mis kasvas välja just tammi töötajate jaoks loodud elamupiirkonnast. Teeme ja väikese jalutuskäigu Glen Canyoni tammi vaatekoha juurde. Isegi oma hotelli jõudes ei lõppe vaated. Oleme samamoodi Canyoni vaadetes. Täitsa ulme. Huvitav kivim. Punane. See on juba tuttav meil. See lühike, kuid efektne matkarada viib vaateplatvormile,
kust avaneb suurejooneline vaade nii tammile kui Colorado jõele. hüdroelektrijaam siis. Canyonis. See on ühtlasi üks väheseid kohti, kus Glen Canyoni hiilgus enne tammi rajamist on tänaseni veel näha. Päikeseloojanguks oleme siis jälle vaadetega kohas. Päike vist on loojunud juba. Ameerika meie jaoks üllatusi täis. Need üllatused lihtsalt ei lõppe. Ei tea, mis homne päev veel toob. Julge magama minnagi. Oleme siis Peitsi linnas ja see on meie hotell Sleep Inn. Vaatame oma toa järgi siis. See on meie tuba. WC on olemas, käsi saab pesta, mis ruum see on? Riidekapp. Selline luksuslik elamine. See on siis meie uhke hotell Sleep Inn, kus me ööbisime siis ühe öö Peitsi linnas. Ja nüüd läheme siis Antiloopi kanjonit vaatama, uudistama. Ja hotell oli nüüd selline sellest. Sõidame siis Antiloopi kanjonisse ja läheme võtame need väiksed koopad ära, loodame, et saame ikka sisse, et seal on nii palju rahvast, et ainult ühe veepudeli võib kaasa võtta, ma ei teagi. Mahub teil taskusse või? Ikka. Lähme vaatame need uhked koopad üle siis. Ilm on täna muidugi ilus. Täna külastame siis maailma ühte enim pildistatud looduse imet, Antiloopi kanjonit, täpsemalt selle 2 osa, alumist ja ülemist kanjonit. Antiloopi kanjon asub Navajo hõimu territooriumil ega kuulu seetõttu Ameerika riikliku rahvuspargi süsteemi alla ja siia pääseb vaid tasulise giidiga tuuri kaudu. Alustame päeva alumise Antiloopi kanjoniga, kus tegutseb vaid 2 tuurioperaatorit, õde ja vend, kelle ettevõtted sõbralikult konkureerivad. Filmimine ei ole siin lubatud, kuid sõbralikud giidid aitavad teha suurepäraseid fotosid. Alumine kanjon on kitsam ja seikluslikum. Selle läbimiseks tuleb laskuda sügavale kanjonisse ja tuleb kasutada ka järske treppe. Fotod tulevad siin tõesti fantastilised. Just to see you smile. When you said time was all you really needed, I walked away and let you have your space. I was leaving didn't hurt me near as badly as the tears I saw rolling down your face. Pilet maksab umbes 60 eurot ning tuleb kindlasti varakult ette broneerida. Arvo, kuidas sulle meeldis Antiloopi kanjon? Mulle väga meeldis. Sellised kohad ongi võib-olla, mis mulle rohkem meeldivad, siuke looduses käimine. Ma arvan, et see oli väga hea ja teine kahjuks nii hea enam ei tule. Ära räägi, tuleb ikka. Pildid olid sellised, et ma lihtsalt ei usu, et sa tegid joonistasid vahepeal. We could try the coast of Carolina, catch the Outer Banks sunrise every day of our lives, find a little spot in Arizona, decorate the kitchen with a Tex-Mex vibe. From the Sunshine State to the Golden Gate, anywhere you wanna roll out of. Kui algselt oli Peitsi linn Glen Canyoni tammi töötajate asula, siis tänapäeval on see 7500 elanikuga turismilinn, mis asub umbes 1250 meetri kõrgusel. Igal aastal külastab Peitsi ligi 1 000 000 inimest, keda meelitavad siia sellised vaatamisväärsused nagu Antiloopi kanjon, Powelli järv, Glen Canyoni tamm ja Hobuseraua käänak. Peits asub Navajo rahva territooriumi vahetus läheduses, mistõttu on linnas tugevalt tunda kohalikku põlisrahva kultuuri. See on meie järgmine rendiauto siis. Ega olla selle enam ei mängi välja. Oleme praegu siin suveniiripoes. Läheme siis Antiloopi viimast vaadet võtma. See on väga hea. Võta ära. Ära mõtle. Võta kohe. Oleme valmis sõiduks või? Niimoodi ju kilud karbis. Sellisega siis sõidame. Seal on rohkem peal. Ülemise Antiloopi kanjoni külastamist pakuvad 6 erinevat tuurioperaatorit.
meie valisime Roger Ekise, kelle tuur algab otse Peipsi linnast ja sõita on 12 kilomeetrit. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Lähme siis Antiloopi kanjonisse, võtame viimase tuuri ära. Come on, y'all. Come on. So this is all made by water. So when it rains too much, out there it's wider. Is this like a cow deer Yeah. that you're talking to us about? Antiloopi kanjon on üks maailma tuntuimaid slot-kanjoneid, kitsas ja sügav liivakivist lõhe, mille on kujundanud tuhandete aastate jooksul tugevad vihmasajud ja üleujutused. Just ülemises kanjonis saab suvekuudel keskpäeva paiku näha kuulsaid valguskiiri, mis tungivad läbi kiviseinte ja langevad otse liivasele põrandale. Siinsed vaated on inspireerinud paljusid fotograafe. 2014. aastal müüs üks fotograaf siin tehtud mustvalge foto $125 miljoni eest, mis tegi sellest ühe ajaloo kalleima fototeose. Antiloopi kanjonit saab külastada ainult giidiga, sest piirkond on äärmiselt tundlik ootamatute üleujutuste suhtes. Vesi ei pea sadama otse kanjoni kohal, piisab vihmast isegi 10 kilomeetrite kaugusel ja kitsastesse lõhedesse võib paiskuda suur veemass praktiliselt ette hoiatamata. 1997. aastal hukkus alumises Antiloopi kanjonis ootamatu üleujutuse tagajärjel 11 turisti. Kuigi kanjoni kohal sadas vähe, põhjustas 11 kilomeetrit eemal toimunud äikesevihm eluohtliku veetulva. Pärast seda traagilist sündmust kehtestati rangemad turvanõuded ja kanjoni iseseisev külastus pole enam lubatud. Ülemine Antiloopi kanjon on tasase põhjaga ja umbes 400 meetri pikkune, kuid tagasitee autoni on ligikaudu 800 meetrit ja sisaldab ka treppe ning väiksemaid tõuse. The difference in level from here to the entrance, there's about 10 feet. 10 feet. The sand dune and then walk up the catwalk. You guys ready? Yep. Yeah, sure. Tuur tuleks broneerida 3-4 kuud ette, kuna see on väga populaarne. All right. Pileti hind jääb 80–100 euro vahele inimese kohta, sõltuvalt kellaajast ja teenusepakkujast. Päike ikka võtab täiega. Kas nüüd oleme sattunud kõrbe? Jaa. Alari, ma näen, et see on ju täitsa puhas kõrb. Ja lõpuks nägime selle ka ära. Liivatüünid. Kuidas siis rahule jäite? Täitsa äge. Võib-olla esimene oli parem. Hämar oli. Algust oli rohkem. Oli ka esimene kogemus samas. Jah. See oli ka äge. See oli nagu rohkem selles mõttes äge, et sai autoga sõita. Ikka ehtne kõrb, et siin ikka niimoodi väike võtab, et Põhjamaa inimesele ikka võtab nagu kupli kohe kuumaks on. Võtab aina. Kargo, sul on mütsi ka pääst, sul pole ka mütsi käes. Mulle ots on see nagu praegu siuke normaalne temperatuur, mis võiks kogu aeg olla. Kodune tunne või? Nad on juba peas soojad. Nad on peas soojad. Kanjon tuleb ikkagi omaette väljakutse. We may lose and we may win, but we will never be here again. So open up our climbing in, take it easy. Pärast väikest lõunapausi suundume Peipsi viimase vaatamisväärsuse juurde. Umbes 6 kilomeetri kaugusel linnast asub üks kogu Arizona tuntumaid vaatekohti, Hobuseraua käänak. Oleme siis Arizona osariigis ja nüüd lähme vaatama seda Hobuseraua jõge, Horseshoe Bendi. Ja siin on ka kõik raha eest, ega niisama sisse ei saa. $10 oli siis autopilet ja rahvast tuleb hurdu. Ja täna päike võtab, ma ei tea, palju see kraad võib olla siin, 30, 40. Et lähme vaatame siis üle selle Hobuseraua jõe. Sama jõge näeme homme täitsa lähedalt, kui me veame välja Grand Canyoni põhja. Jah, nii et homme me võime sinna jalad isegi likku panna.
loodetavasti. Indrek ei võtnud nokamütsi kaasa. Päike paistab. Ta ütles, et talle meeldib soe ilm, noh. 27 kraadi oli varjus. Et ta pidi olema lõunamaa inimene. Mul on isegi nokamütsiga peast soe, aga Indrek on, ma ei tea, vaatad, sa hoia ikka meist kinni, vaata. Lootsime, et sõidame autoga suht serva peale, vaatame selle hobuseraua ära, aga see on ikka korralik matk. Väga kiiresti oleks sõitma, oleks saanud ka, aga lihtsalt tagasi võib-olla ei oleks lastud. Oleks ikka. See tuleb siit ikka kilomeetri kanti ära see. Ise oli kaval, võttis endale vee kaasa, meil ütles, siin samas läheda, lähme käime ruttu ära. Horseshoe Bend on üks Arizona ikoonilisemaid vaateid, justkui looduse enda kunstiteos. 300 meetri kõrguselt avaneb hingematev vaade Colorado jõele, mis moodustab siin täiusliku hobuseraua kujulise kurvi ümber liivakivi platoo. Pole ime, et sellest on saanud üks enim pildistatud paiku Ameerikas. Colorado jõgi, mis on meid saatnud alates Glen Canyoni tammist, viib meid nüüd edasi meie järgmisse sihtkohta, Grand Canyoni südamesse. Used to dream about buying that bigger house sitting on top of some hill. Losing sleep about filling my bank account, wondering if I ever will. But the older I get, I just care less and less about keeping up with people named Jones. If you don't fill it up with somebody that you love, it ain't ever gonna feel like home. Sõidame siis Grand Canyoni poole, väike vahepeatus. Oleme praegu Ameerika suurima põlisrahva Navajo Nationi territooriumil. See ulatab läbi 3 osariigi ning on suurem kui Eesti, pindalaga umbes 71 000 ruutkilomeetrit. Navahodel on oma parlament, seadused ja keel ja tee ääres näeme ka kohalikke käsitöömüüjaid. There's always gonna be a higher high you could chase for the rest of your life. Greener grass in the yard next door, or a shined up Chevy little newer than yours. You're never gonna fill an empty cup if what you got still not enough. The thing about happiness I found is it don't live in bigger houses. Sisenesime siis Grand Canyoni rahvusparki. Siseneme Grand Canyoni rahvusparki idapoolsest Desert View sissepääsust, mida kasutab vaid väike osa külastajatest, kuna enamik saabub lõunapoolse peavärava kaudu. Kus me nüüd siis oleme? Grand Canyoni esimene vaade, jah? No nii nad räägivad, aga vaatame, kas siin midagi päriselt ka näha on. Kes räägib? Kes see räägib niimoodi? Silti peal oli kirjas, et esimene vaade Grand Canyoni. Desert View. Ja meie ju ei saa vahele seda etta. Me vaatame kõik vaated ära. Ja õhk läks ka paremaks. Grand Canyon ilmselt siin ei ole nii sügav. Muudas saab alla välja. Siis ma nägin küll tehtud. Desert View asub merepinnast 2267 meetri kõrgusel ja siit avaneb panoramvaade Grand Canyoni idaservale ning sügaval Canyoni põhjas looklevale Colorado jõele. See on sügavus. Just siin on üks parimaid kohti lõunakaldal, kus jõgi on selgelt näha. Nagu kaob tasakar. Vaadake, lind lendab. Näe, kondor. Kotkas. Ei ole, see UFO kõigest. Desert View tuntuimaks sümboliks on 1932. aastal valminud 21 meetri kõrgune vaatetorn, mille kujundus on inspireeritud iidsete põlisameeriklaste kivitornidest. Ehituseks kasutati kohalikku kivi ja taaskasutatud puitu. Meie külastuse ajal oli torni ülemine osa kahjuks suletud. Erinevalt pargi populaarsematest piirkondadest on Desert View sageli märksa rahulikum koht, kus kanjonit nautida. Uhke masin. Sellega läheks võidaks küll. Ai, nice car. Desert Viewst Grand Canyoni külasse on umbes 40 kilomeetrit ja sellel teelõigul asub 6 ametlikku vaatepunkti. Enne külla jõudmist teeme peatuse ka Grand View vaatekoha juures. See on siis Grand View vaade. Grand View on üks Grand Canyoni vanimaid vaatekohti ja siit algab ka ajalooline Grand View matkarada. Nagu üks külastaja juba 1896. aastal ütles,
ükski keel ei suuda seda täielikult kirjeldada ega ükski kunstnik maalida selle looduse suure arhitekti imelise loomingu ilu ja suursugusust. Grand Canyonit tuleb näha, et seda hinnata. Järgmises osas võtame ette matka Grand Canyoni sügavustesse.